Kai Toona Gottschalk. Kas see on nüüd see nimi, nagu teil passis on? Täpselt nii ja õudselt pikk ja... Aga igapäevaelus suhtluses te olete siis Elin Toona? Elin Toona Eestis, Elin Gottschalk Ameerikas. Lapsepõlves olite Kaie? Jah, vahel. Te olete üles kasvanud vanaema hoole all, tema poolt kasvatatud, lugema õpetatud, hoolitsetud. Te olete ise öelnud, et oma ema õieti ei tundnudki ja teie suhted isaga on eriti napipoolsed. Ma olin vanaema laps ja kui ma olin Eestis, ma ei teadnudki, mis tähendab vanemad. Ma arvasin, et ema ja isa olid külalised, kes tulid kord suvel meile külla ja siis täitsid meie maja suitsuga ja parfüümiga ja mängisid vana tädi klaverit hästi hirmsasti. Vana tädi, ta mängis kuursaalil ja vahest siis oli vaja harjutada ja siis olid tal õpilased. Ja siis kohe, kui meie kuulsime köögis, et klaver hakkas mängima eestoas, siis vanaema ütles, et nüüd hakkame joonistama. Ja siis istusime köögilaua juurde ja ta ütles, et nüüd esiteks kirjutab ühe luuletuse ja siis, kui luuletus oli valmis, siis ütles, et joonista juurde ja siis, kui ta õpetas mulle, kuidas joonistada ja kuidas perspektiivi ja igal asjal on oma elu, isegi laual või toolil, see peab olema liikuv. Ma saan nüüd õigesti aru, et isa ja ema käisid umbes aastas korra teid seal vaatamas Haapsalus? No nad tulid suve vaheajal. Nad elasid oma teatri garderoobis ja tulid siis suve vaheajal. Ja nad olid noored ja neil oli sõpru ja neil oli teatrisõpru ja äkki ees värav käis ja siis inimesed tulid meie majja kohe nagu mingisugune torn tuli sisse ja minu kass Tondu kohe, kui ta kuulis väravat, siis hüppas kõige aknast välja ja ma ausalt öeldud, nad ehmatasid mind ka. Iga kord, kui nad siis lõpuks teatritrupp sealt meie majast lahkus, siis ma läksin aeda ja kamandasin oma väikseid sõpru seal Mädarõiga põõsa all ja kamandasin, et nüüd pane oma mänguasjad eest ära ja täpselt nii, nagu ema minuga rääkis. Mina tampisin, viskasin vett peale ja ütlesin, et kui te ei kuule sõna, siis viskan teile veel mulda ka peale ja lapselik. Nad ei teinud minust rohkem välja kui tere, isa ikka ütles, et sa oled jälle kasvanud. Ja siis pärast seda nad ei rääkinud minuga nii ja ma ikka ootasin, et nad lahkuksid, et meid saaks jälle olla vaikus ja tore maja. Nad segasid meid teise sõnadega. Et suhe vanematega oli selline, et ootasite, millal need ära läheb? Ma ei teadnud, kes nad külalised tulevad ja muidugi vanaema ütles, et see on su isa ja ema, aga ma ei saanud aru, mis see tähendab. Mina arvasin, et vanaema oli minu ema. Aga see on ju väga ebaharilik. Nemad olid täitsa hoopis teistsugused inimesed, kui ma nägin Haapsalus. Haapsalus olid, meil käisime vanaemaga poes ja seal olid inimesed pearätikutes ja turukottidega ja normaalsed inimesed. Aga ma vaatasin teisi inimesi promenaadil, kus nad olid, meie elasime Mudala kõrval ja seal olid välismaalt tulnud külalised. Ja siis seal oli igasuguseid patsiente, keda lükati ratastoolides ja kõik. Ja nad olid väga uhkelt riides. Ja isa ja ema, kui nad tulid, nad olid ka nagu need niisugused, kes... Suurlinna inimesed. Ja, suurlinna inimesed. Metropoli hõngu. Ja, isal oli ikka valge šall kaelas ja emal olid uhked kraed ja ma katsin tema kraesi kõige rohkem, sest nendel olid silmad ja hambad ka teinekord. Ma tahtsin, et mina meeldiks nendele, aga ma olin kogu aeg ees. Viimane mälupilt isast ongi teil, kui te olete 5-aastane. See oli veel selline dramaatiline, et
isa tuli teid Haapsalusse vaatama, mingil põhjusel ta läks vanaemaga tülli, marssis minema, te jooksite järele, andsite talle kimbu õuerohtusid taskusse ja oligi viimane kord, kui isa nägite. Aga hiljem te olete kirjavaatuses olnud, kas te saite nagu mingi pildi ikkagi isast ette või kas isa inimesena, kas see koorus kuidagi välja? Kui ma temale järele jooksin, siis ma isegi ei tea, miks ma teadsin, et ma teda enam ei näe. Muidugi ma kuulsin, kuidas nad tülitsesid sealt köögiaknast. Aga see on väga keeruline lugu, sest minu ühendus isaga uuesti tuli KGB läbi. Ja mina ei teadnud sellest midagi. Ja ilmselt kirjutas üks agent seal Londonis minu isale kirju ja isa arvas, et need olid minu kirjutatud. Londonis oli üks kommunistide paar, üks Einerid ja nemad, ma arvan, olid need, kes siis vahendasid neid kirju ja isa arvas, et mina kirjutan temale. Aga milleks ikka komejant siis, miks pidi keegi teid mängima siis? No mina küll oleks tore, kui ma teaksin, mis sealt tõsiselt juhtus. Tahaksin nii väga teada. Hästi, aga emaga olite Vaguluses pikalt koos aastakümneid. Milline pilt teil temast on jäänud? See terve Eesti Haapsalu aeg, kui ma ema tundsin, oli meie vahekord päris vilets. Aga ma tahtsin nii väga, et ma meeldiksin, aga millegi pärast ei meeldinud. Ja isegi siis, kui ema viis must üks ainuke kord Tallinna ja nad tahtsid näha, kas ma saan, minust saab, see oli Temple. Pandi siis lavale ja mängiti siis noote ja mina ei saanud Shirley Templit. Ei olnud Shirley Temple, saadeti koju tagasi. Ja see oli ka ainuke kord, kus ma olin Tallinnas. Ma ei teadnud, kus nad elasid, aga ma mäletan nii palju, et ma vaatasin aknast välja ja seal oli müürivahe, nii et see oli müürivahe teel. Ja ma vaatasin aknast välja ja isa veel isegi kirjutas mulle ühes kirjas, et jah, et nad kartsid, et ma kukun sofa pealt maha ja isa lamas sofa kõrval, et ma ei kuku põrandale. Aga need on kõik need, mu terve elu on postkaardid. Ma näen seda momenti, kus isa nagu lamas põrandal ja ma läksin ja vaatasin aknast välja ja nägin Müürivahe tänavat. Ja siis ma mäletan seda fiaskot see laval, kui ma ei osanud laulda, noote järele laulda. Ja siis läksin Haapsalusse, saadeti mu Haapsalusse tagasi ja siis vanaema ütles, et mõni asi, et joonista ühe ilusa pildi ja kritiseeris pilti ja ütles, et oli väga hea pilt ja oli ka, see oli kärbsest, kellel oli 1000 silma ja igas silmas oli midagi, mis oli meie köögis. Isegi see, millega kärbseid tapeti, minu eesti keel ei ole kõige parem praegu. Ja, no ja igatahes kõik oli seal ja vanaema ütles, et väga ilus pilt ja kass tuli ka ja lakkus sealt natukene seda piima, mida ma olin sinna pildi peale pillanud. Esimest aastat teie elust on Eesti Vabariik Haapsalu. Seda on üsna vähe, 7 aastat, pärast seda on juba Pagulus, maailm, kõikvõimalikud paigad üle maailma, Inglismaa, Singapur, Ameerika Ühendriigid. Aga ma saan aru, et see esimesed 7 aastat on ikkagi see tuum, mis kogu aeg teid tõmbab nagu siia Haapsalu poole, Eesti poole, nii et kogu teie elu keerleb ikkagi ümber selle lapsepõlve kuvandi, lapsepõlve mälestust, et selle Haapsalu aastate. Miks see just nii ja milles see Haapsalu fenomen peitub, et selles mõttes mõni teine läks ära, kasvas üles Austraalias, tema elu keerleb Austraalia või Rootsi ümber. Miks teil ikka see esimesed 7 aastat ja Haapsalu? No see võib-olla sellepärast, et mul oli nii palju küsimusi, mis keegi ei vastanud. No mis küsimusi näiteks? Noh, kõigepealt, kes ma olen? Ma ei teadnud, kes ma olen, enne kui ema tuli tagasi, jooksis paanikas, et nüüd põgeneme. Ma sain alles siis aru, et see on minu ema.
ma teadsin küll, et ta on ema, aga ta oli hoopis teine inimene. Ja nii palju asju juhtus meie ümber, kui me läksime saunjasse näiteks. 44 siis. Ja keegi, ja märtsis. Jälle keegi ei seletanud minule mitte midagi ja ma tahtsin kogu aeg teada, mis juhtub. Ja sellepärast ma seisin akna juures kastide otsas, vaatasin aknast välja. Ma tahtsin teada, miks see naine minuga räägib vene keeles ja andis mulle šokolaadi, miks ta elab meie majas ja mängib meie klaverit ja mina ei tohi ukse juurde minna ja isegi ust lahti teha. Ja kõik küsimused, miks ma ei tohi pööningule minna, ema mängu asju vaatama, miks on võõrad inimesed siin meie majas kogu aeg. Ja küsimused, kogu aeg oli küsimusi. Aga see vanaema siis ei selgitanud, ei seletanud? Ta seletas alati, aga mitte, ta selgitas minule rahuldavalt, aga mitte tegelikult nüüd ma saan aru mitte rahuldavalt sellest, et tema, jah, kõik see on nii ja naa, aga ma teadsin jälle, kui ma kuulsin naised omavahel räägivad, et asjad olid hoopis teisiti. Ja keegi ei seletanud minule, ma tahtsin lihtsalt teada kõike, mis juhtub. Kogu aeg pea töötas ja kõrvad kuulsid ühte ja nägid teist. Üks teine maailmas tuntud isik, kellel Haapsalu seos on kunstnik Ilon Vikland ja tema puhul ma olen kuulnud öeldavat, et kui vaadata neid tema kuulsaid Astrid Lindgreni teostel tehtud pilte, siis neis ikkagi kumab läbi väga tugevalt Haapsalu lapsepõlv ja Haapsalu elulaad ja Haapsalu korterid ja interjöörid. Kas te olete ka kokku puutunud Ilon Viklandiga või kuidagi meenutanud oma ühist Haapsalu minevikku? Ei teadnud sellest midagi, enne kui ma tulin siia esimene kord 1990. Sügis tuli põgenemine teil üle mere, jõudsite Saksamaale, põgenike laagrisse. Ja selle kohta mul on meelde jäänud üks seik, mis te ise olete kuskil kirjutanud, et õppisite enda eest rusikatega seisma. Mul ei ole ju olnud kunagi normaalne elu. Viimane, kus ma nägin mööblit ja korralikku sisustust, oli, kui me põgenesime Eestist, siis oli meil lauatoolid ja klaver ja voodid ja kõik. Aga kui me pärast seda oli ju ainult nurgakesed, kus me istusime oma pampudega ja varjendid ja ma kaotasin selle teadmise, et kuidas inimene elab korralikult, sest ma ei olnud seda tegelikult näinud. Ja ma väga vähe suhtlesin inimestega, kuna meil oli niisugune kunstihuviliste perekond, et kõik, igaüks tegeles oma kunstiga kogu aeg, vanaema joonistas ja kirjutas luuletusi ja siis me läksime vanaisa juurde ja käisime kalmistul ja seal ma kuulsin siis oma vanaisast ja siis äkki tuli see sõda. Me pidime minema Rootsi, aga siis sattusime hoopis Danzigi. Jälle hoopis teine, nii et kõik need kontrastid olid nii drastilised sellest vaiksest kunstielust, kus kogu aeg Chopin mängis iga päev ja ilus muusika. Äkki oli sõda ja pommid ja terror. Ja siis, kui me sõjast läbi siiski tulime, siis oli see laager, mis oli minule meeldest väga tore. Korralikud inimesed leidsid, et mina ei ole korralikult kasvatatud, sellepärast, et ma olin oma pead kogu aeg. No naised ütlesid, et vanaema ei oskanud mind kuidagi taltsutada ja ma olin vana onu Pauliga, kes oli joodik ja kellel oli toredad sõbrad ja kes kutsusid mind rintintinniks ja ta õpetas mulle igasuguseid asju nagu vene keeles vanduda ja ütles, et ainult ära vanaemale neid asju seleta ja siis ükskord isegi andis mulle natukene seda valget vett juua, mis oli hirmus
ja ta ütles, et nüüd pea meeles, et seda vett sa ei tohi kunagi juua. Keegi ei pea sinust lugu, kui sa seda vett jood. See oli muidugi vodka. Kõik oli kontrastid, sellepärast ma ütlen, et need on kõik postkaardid. Ikkagi nüüd see põgenikelaagri postkaart seal põgenikelaagris Meerbekis Saksamaal, sinna ulatuvad tagasi teie ühe kuulsama romaani Lotukata juured või seal on selle saamislugu. Olen kuulnud legendi, et seal laagri koolis siis anti teile ülesanne kirjutada oma elulugu ja siis sellest ülesandest saigi alguse see tekst või süžee, milles kunagi see roman Lotukata. Kas see vastab tõele? Jah, vastab tõele küll. Ma tulin koju, ma ütlesin, et me peame oma elulugu kirjutama ja ma ei oska, kuidas ma saan oma elulugu kirjutada, mis see elu. Ja vanaema ütles, et rahulikult ei ole midagi, istu maha ja hakka minule seletama. Mida mis siis seletan? Mis tuleb pähe? No kas sinna esimesse versiooni, sinna koolitöösse sai juba kirja, et teie vanaisa on kuulus luuletaja Ernst Enno? Ma teadsin, et ta oli, aga ma ei hindanud seda, sest ma ei teadnud, mis see tähendab. Ja isegi Inglismaal oli see hull asi, et ma oleks võinud nii mitu korda ennast päästa seal lastekodus. Näiteks kui öeldi, et mine nüüd lavale ja hakka laulma ja ma või tee midagi. Ja kui ma oleks olnud tark ja kui ma oleks teadnud, mida ma oleks pidanud lavale minema ja eesti keeles ühe vanaisa luuletuse tsiteerima, lihtsalt keegi ei oleks sellest aru saanud, aga mina oleks ennast päästnud kuidagi. Minule Inglismaal anti teada, et kõik välismaalased on mustad ja räpad ja räpased. Ma teatrikoolis õppisin, kuidas korralikult inglise keelt rääkida nagu BBC-s ja mitte nagu Yorkshire'is. Siis me lugesime John Donne ja siis ma esimene kord ma sain aru, luule on midagi, aga ma ei teadnud, et minu vanaisa on ka luuletaja. Ma ei pannud need kaks kokku. Sellepärast, et öeldi, et kõik, mis on välismaalased asjad on halvad. See on kuidagi väga huvitav silmakirjalikkus, et ses mõttes Eestis toodetud suurepärast võid kõlbas inglastel süüa, aga Eestist tulnud suurepäraseid inimesi ei kõlvanud neil nagu vastu võtta. Kuidas siis topeltstandardid nagu? No topeltstandard oli lihtsalt see, et inglased ei saali välismaalase, see on kõik. Meil oli kuulsad eestlased seal. Kõige kuulsamad võib-olla oli Riipalu ja Rebane, nad olid meie kangelased peaaegu. Ma ei teadnud tegelikult, mis see tähendas, aga ma teadsin, et nad olid tähtsamad inimesed ja nemad kudusid seal vaipu ja kõik meie kooliõpetajad küürisid põrandaid ja kui mõni arst näiteks oli haiglas ja siis inglise arst tuli vastu, siis ta peas ära keerama, ta ei tohtinud talle silma vaadata. Muidugi nädalavahetusel tulime kõik kokku sinna õhtul ühte tuppa, meil oli üks tuba, kaks voodit ja sohva ja laud. Aga tuldi meie juurde sellepärast, et mu ema oli näitleja ja seal olid lauljad. Härra Villard oli Estonia laulja ja seal oli teisi, kes oli ka Eestis tuntud. Jutt on siis juba sellest, kui te olite selle Liitsi linnas? Ja, see, kui ma lõpuks sain lastekodust välja. Aga minul kui 15-aastasena siis lubati mind lastekodust välja. Mul pidi olema oma tuba ja siis me saime ühe niisuguse toa, millel oli üks suur kapp ja see oli minu tuba, siis oli mul ametlikult lubati mul siis riigi hoole alt välja tulla ja oma vanaema ja ema juurde tagasi. Kui te läksite Saksamaalt Liitsi, siis aastal 48, ema töötas teil juba ees, seal haiglas oli hooldusõde ja kui te talle järele läksite, siis küllalt pikka aega te elasite põhimõtteliselt päevasel ajal lageda taeval, kuskil metsas, mingisuguses vanas veepaagis. Üksi 10-aasta laps vanas veepaagis, et öösiti sai mingite suvaliste inimeste juures nagu ööbida ja päeval siis jälle veepaaki. No see oli väga tore, see oli minu kodu.
ja ma korjasin oma kaltse ja tegin kardinaid. Tegelikult minule väga meeldis, kui see naine läks tööle, kelle juures ma ööbisin ja kes mulle üüris nii-öelda oma voodi, siis ma läksin koos koertega haiglasse ja siis läksime kohe prügikastide juurde, kus koerad hakkasid siis prügikastides tuhnima ja mina leidsin sealt ka igasuguseid kaltse ja asju oma ilusa kodus, see oli minu maja. Ja sellel paagil oli ka auk ka nagu aken sees ja väga tore oli, aga siis mind leiti sealt ja pandi riigi hoole alla. Eks vist vastab tõele see, mida ma mäletan kuskilt lugenud olevat, et Inglismaal loodi esimene lastekaitseselts alles tükk aega pärast seda, kui oli loodud esimene loomakaitseselts. Ja siis muidugi nende eesmärk oli siis, et peab välja treenima teenijaid nende aadlikutele ja nende kõrge. Nii, aga teie tulite, eks ole, Eestis, teil oli siin Chopin, kõik see kultuurne elu. Ja ma saan aru, et siis teis isiklikult see ikkagi tekitas trotsi ja te seal mässasite ja olite igatepidi selline paha tüdruk. Jah, ma olin kõikidega raksus igal pool. Laagris juba sellepärast, et vanaema öeldi, et vanaema ei saanud mind taltsutada. Ma olin nende onu Paul ja nende joodikutega seal korralikud inimesed. Ma ei saanud nendega läbi millegi pärast. Ma ei olnud niisugune korralik tüdruk nagu teised lapsed. No seal lastekodus te saite ikkagi inglise korraliku hariduse ja lõpuks teil õnnestus sealt ka pääseda võib-olla vihma käest räästa alla, et sattusite sellisesse Dickenslikku kudumisvabrikusse tööle. Mis te tegite seal kudumisvabrikus? Kas see oli selline kudumisvabrik, nagu räägitakse neist Inglise 19. sajandi vabrikutest, mille territooriumil sünniti, elati, surdi ja töötati? Victoria-aegne. Ma kaotasin osa kuulmist, mul on kõrvakuulmise klapid. No ma olin 15, kui mind pandi kudumisvabrikusse. Ei lubatud kooli minna. Meie emal ja vanaemal ei olnud nii palju raha, et mind saada erakooli. Näiteks Riipalud saatsid oma tütre erakooli, sellepärast, et Harald Riipalu kudus vaipu ja proua Riipalu läks siis erakooli kokaks, nii-öelda köögitööliseks. Ja kuna suhted olid selle erakooliga, siis Ede pandi erakooli ja ta sai sellest 11+ eksamist läbi. Kui sa said 11 ja sa ei saanud sooritada seda eksami, siis ei tohtinud enam edasi õppida pärast seda. Muidugi lastekodu õpetas mulle, kuidas küürida põrandaid ja kõik niisuguseid häid asju. Ma joonistasin väga hästi. Ja siis, kui ma olin 15, siis minu kunstiõpetaja, nad kuulsid, et mind pannakse vabrikusse ja ta viis mind sinna kooli inspektorite juurde, et võib-olla erand, et miks ma pean minema vabrikusse, miks ma ei tohi kunstikooli minna, kuna ma tahtsin. Ja see mees ütles lihtsalt, et et vabrik on talle küllalt hea ja seal on hea raha ja ma pidin minema kudumisvabrikusse. Aga siis ema oli muidugi natukene süüdi selles, et need asjad minuga juhtusid, kuna tema ei oleks iialgi pidanud mind tooma Inglismaale nendes oludes. Või vähemalt mitte vanaema, kah mõlemad tööle, no kuhu sa siis lapse paned. Ja siis ema oli kah nii-öelda, ma tänan oma ema, sest ta lihtsalt sundis, et ma pean võitma oma elu, kuigi see oli kõik juba lagunenud ja kamandas mind nagu Saksamaal, et ära vaata tagasi, nüüd on mind edasi ja isegi kui minuga juhtusid hirmsad asjad, siis ta
sundis lihtsalt edasi ära nutta, lükkas mind edasi kogu aeg. Nii, aga oli üks kolmapäev kell 11, panid udumisvabrikus oma agregaadi seisma, läksite minema ja valad jälle tagasi. Kust see julgus siis tuli? Ma tõusin üles kell 4:30 hommikul, vanaema äratas mind. Nüüd olid nad mõlemad juba vabrikutest väljas. Ema oli büroos ja vanaema oli kodune. Ja siis kell 4:30 hommikul vanaema äratas, meil see 3 voodit seal ja no tegelikult 2 voodit ja üks vana sohva ja laud ja vanaema magas sohva peal. Ajasid mind üles, ema veel magas ja siis ma läksin 6 bussi peale. Buss sõitis tund aega vabrikusse, hakkas siis tööpäev hakkas peale ja siis kell 6 uuesti tulin bussiga tagasi Liitsi. Läksin bussi väljakäiku ja vahetasin oma riided ja läksin õhtukoolidesse. Iga õhtu oli mul teine õhtukool ja üks nendest oli elocution, et ma õppisin korralikult rääkima. Ja hoopis teine miljöö, see vabriku miljöö oli siis pool minu päeva. Õhtu olin ma kõrgemas klassis ja rääkisin teistsugust inglise keelt. Kõik oli nii segane, aga peale kõike nende pidin ka veel eesti keelt õppima ja prantsuse keelt ja ma ei tea mis. Aga nägin, et midagi oli valesti minu elus. Ma vaatasin ennese ümber ja ma läksin esimene kord, kui ma Helbemäede koju läksin, ma võitsin ühe kirjandusauhinna ja ma vaatasin, neil on mööbel, kapid. Ma ei olnud seda näinud, sest lastekodus isegi ei olnud meil niisuguseid asju. Ja siis ma hakkasin nägema, et seal on suur kontrast minu elu ja teiste inimeste elu vahel. Ja ma olin emaga nõus, et me peame midagi tegema. Siis tuli see moment, kui ma rahvatantsutrupis, kui me olime Hollandis, kogemata jäeti mind laevast maha, mul oli Eesti pass ja mind taheti saada Eestisse tagasi. Ja seal olid hollandlased, Eesti hollandlased, kes siis nii-öelda tulid vahel, segasid vahele ja viisid mind oma koju. Ja ma vaatan, et siin on jälle eestlased, pagulased, kellel on mööbel, kellel olid kapid, kellel olid nii uhke voodi, et ma ei julgenud seal üldse magada. Hakkasin taipama, et midagi väga hirmsasti oli juhtumas minu elus. Mäletan seda ühte päeva, kui ma olin hästi armunud ühte noore eestlasse, kes ma ei teadnud, oli teistsugune. Ja ma õhtu läksin kinno ja ma vaatasin Rock Hudsoni filmi seal, aga ma mõtlesin oma elu peale ja kõik, mis oli valesti läinud. Ja ma tahtsin niisugust elu, nagu ma nägin seal ekraanil, nagu ma nägin oma ümber, nagu ma nägin Belefantede kodus. Ja ma olen usklik, ma ei ole kirikuinimene, aga ma usun. Ja vanaema õpetas mulle, et Jumal on seal ja aitab meid, kui vaja. Ja ta aitas mind nii mitu korda, isegi hävitas selle Saksa kooli ära, kui harvad asjad juhtusid minuli Saksa koolis. Jumal, palun hävita see kool ära ja pommitatigi. Ja niisugused asjad juhtusid, ma hakkasin siis uskuma, et kui ma nüüd usun, siis kõik läheb täide. Ja ma tõotasin, et mina lahkun ühel kolmapäeval kell 11, sest ma ei ole kunagi olnud väljas kell 11 kolmapäeval, vaid vabrikus. Sest vabrikus ma läksin pimedas ja ma tulin koju pimedas. Ja see oligi minu dialoog Jumalaga. Kui ma läksin siis Inglismaale tagasi, ma ei olnud veel valmis, ma õppisin kiirkirja ja igasuguseid teisi asju, teatrikooli ja kõik. Aga siis ühel päeval ma teadsin, et ma olin nüüd valmis. Kell oli 11, päikesepäästeline päev, mis oli väga harva Inglismaal nagunii. Kell oli 11, kell 4 kolmapäev, panin masinad kinni ja mul oli üks letlanna, kes oli minu nii-öelda mentor ja aitas mind ja kõik ja ma panin masinad kinni ja võtsin oma mantli ja koti ja hakkasin välja minema. Ja see foorman muidugi tuli, et kuhu sa siis lähed ja mis. Ma ütlesin, et suur tänu, et ma nüüd lahkun.
mul on sellest juba nüüd küllalt ja ma lähen minema. Ja muidugi alguses oli vihane, aga siis hakkas küsima, et no kas midagi juhtus, võib-olla kellegiga on mingi tuli või midagi. Ma ütlesin, ei, mitte midagi. Ma nüüd lahkun ja suur tänu, aitäh, head aega. Ja läksingi bussi peale ja sõitsin koju. Ja ema muidugi sattus paanikasse, aga vanaema ütles, et kui sa seda tahad, siis see on. Aga siis järgmine samm selle õitsva elu suunas, mida mööbliga korterite suunas, siis te ei saanud ometi kuhugi tühjusesse ometi jalutada, et teil ilmselt oli midagi plaanis. Minu see sõber Ivar Sarva, ma ütlesin, et me peame oma elu muutma ja tema oli tantsija. Ma ütlesin, et mina lähen teatrikooli ja muidugi ema ütles, et teatrikooli sina, siis me tülitsesime siiski Ivariga ka, sest ma ütlesin Ivarile, et kuule, ega sa ei pea ju ka siin vabrikus töötama. Lähme Londonisse, sina võid õppida tantsima ja mina lähen teatrikooli. Muidugi, mis päästis mind, oli see, et ma sain stipendiumi. Kus see õnn siis naeratas? Esimene koht, kus ma tegin, oli Rada, see oli see Royal Academy of Dramatic Art ja ma sain sisse ka, aga mul ei olnud raha, ma ei saanud maksta. Ja siis ma läksin ühe teiste teatrikooli ja tegin jälle eksami ja nemad andsid mulle stipendiumi. Mis tähendab, et ma ei pidanud maksma, aga muidugi mul ei olnud raha, ma pidin kõrval töötama ka ja ma siis töötasin väga kuulsates teatrites, kus Vivien Leigh ja Laurence Olivier oli just lahutamas. Ja see oli väga vapustav moment, sellepärast, et ma nüüd lõpuks nägin, kuidas näitlejad elasid omavahel ja nende tülid. Ma ei teinud midagi muud, kui läksin kõrtsi ja tõin neile või leiba ja pantsupeer aga siis ma pidin koputama ukse peale, ikka, et 5 minutit Miss Lee, 5 minutes Miss Lee, sest enne lavale minekut. Ja seal oli alati suur tüli. Ma kuulasin, kui Laurence Olivier ja Vivien Leigh tülitsesid omavahel. No mis nad siis ette heitsid üksteisel? Ja siis muidugi, kui ma koputasin, siis ma läksin kiiresti kõrvale, sest uks läks lahti ja Laurence tuli sealt välja ja Vivien Leigh viskas talle alati midagi järele. Oot, kõige selle aja jooksul, mis te seal töötasite teatrites, te nagu laval nagu mingit rolli ei teinud? Ei, see oli ainult, ma olin lihtsalt... See, kes koputab ukse, ütleb, et 5 minutes. Ukse peale ja hüppab eemale kähku. Ja tiitel oli ASM, Assistant Stage Manager, aga muud ei olnud teha kui niisama. Me olime käskjalad. Aga kas nii äkki õpetatigi noori näitlejaid välja tol ajal? See oli selleks, et sa näed, kuidas näitleja tegelik näitlemise karjäär on. Aga sellest, mis mind ehmatas, oli see, et ma lõpuks nägin, kuidas minu isa ja ema elasid. Sellest, kuigi ema nägi natukene Vivien Leigh moodi välja ja isa ka nad olid päris nägusad mõlemad. Ja ma nägin, et seal oli midagi valesti nendes vahekordades. Nagu ma olin juba tähele pannud oma vanemate vahekorras. Ma vaatasin selle teatrikarjäärile nagu päästepaadile. Ma sain vabrikust välja. Aga kui ma olin seal juba olnud natukest aega, ma hakkasin aru saama, et nende näitlejate, ma tundsin nii palju neid kuulsaid näitlejaid, et nende elud ei olnud mitte niisugused nagu ideaalsed. Nagu mina arvasin, ma tahtsin elada. Mulle meeldis rohkem, nii nagu ema ütles, nohiseda nurgas ja kirjutada. No mis ameti puhul siis on need elud ideaalsed? Mina olin rabatud seal 60. aastatel Londonis, kui ma sinna jõudsin. Alguses teatri, Stanislavski oli kõik, metood ja ma ei tea, mis kõik. Ja mul olid päris toredad rollid ka tegelikult. Teatris siis? Ja ma olin mitmes sitcomides. Üks oli Stranger on the Shore ja The Net. Need olid juba telesarjad, eks? Ja väiksed osad, aga mitte midagi suurt, aga väiksed osad.
ja siis ma sain suure osa Köstleri Darkness at Noon. Aga siis ma olin juba jõudnud sellest tervest teatri asjast mööda minna ja Singapuri pilet tuli samal ajal. Ja ma pidin valima. Ja ma läksin Singapuri selle asemel ja kaotasin oma terve karjääri, sest mu agent isegi ütles, et kui ma sind kunagi näen, siis ma tapan su ära, sest ma murdsin kontrakti. Ja jutt on nüüd esimesest abielust, aga sinna me kohe jõuame. Mind ikkagi huvitab see, et miks te niimoodi näitleja karjäärile nii kergesti käega lõite, et teil ju hakkasid ju paistma juba korralikud osad telesarjades, kuulsus. Ja ma oleks võinud saada tõesti, ma tean seda ise ka. Midagi häiris mind selles nende Olivieri lahutuses. Sest ma vaatasin siis, kuidas tema samal ajal, kui ta tülitses oma naisega teises teatris, kus ma ka töötasin laupäeva matineed, siis ta kosis oma järgmist noort tüdrukut, Joan Plowright, kes on ka praegu veel elus kuulsus. Kuidas sa võid ühte inimest armastada ja siis jätta teda ja minna kellegi teisega? Ma ei saanud... Kas te arvasite, et see on oma näitlejatele selline käitumine või? Ma nägin seda kui näitlejate elu, kuna see oli ka esimene, keda ma tõsiselt olin hakanud nägema. Ma olin väga eluvõõras, kuna ma elasin ju alati, me elasime põgenikutena. Kas see sai ka kuidagi otsustavaks, et tol ajal ikkagi režissöörid olid enamasti mehed, produtsendid olid mehed ja siis kuidagi nad eeldasid naistelt mingeid intiimsusi või mingisuguseid vastutulekuid? Ja ma olin päris nägusama, kui ma olin noor sel ajal. Et nad ikka tüütasid teid oma lähenemiskatsetega ka ja kui te ütlesite ei, siis... Ja ma ütlesin väga tihti ei. Jah, ma kaotasin tõesti, ühe osa ma tõesti kaotasin. Seal oli mitu kuulsust, kes nii-öelda tahtsid mind kohvile kutsuda. Aga ma millegipärast ütlesin alati ei, isegi kui ma tahtsin. Seal Alan Bates oli üks väga kuulus. Millegipärast midagi oli minus nüüd mingisugune psühholoogiline vastupanu näitlejate vastu. Tuli seal sellest teatrist ja lõpuks arusaamisest, mis minu perekonna viga oli. Nii et võtta vastu see Singapuri pilet ei olnud siis ikkagi nii suur loobumine, et... Ma võtsin tegelikult seda ka järgmise päästepaadina. Singapuri viis teid esimene abielu, aasta oli 62. Te olite leidnud Hiina päritolu inglise või inglise päritolu Hiina tudengi nimega Tony. Ja tema õppis, ma ei tea, mis eesti keeles on stockbroker. Midagi väga tähtsad igal juhul ja tal oli rikas pere. Tema tulevik oli paika pandud ja nüüd ilmusite sinna, eks ole, teie. Keegi kuskilt Eestist, näitleja, lõite plaanid segamini. Aga igatahes saabus esimene abielu, mis kestis aasta. Ja. No see kestis 8 päeva tegelikult. Perekond sattus paanikasse, kui nad kuulsid sellest. Saadeti talle pilet koju. Momentaalselt kohe, kui sa ei tule koju, siis sinust saab piimamees. Ja nagu diplomaadi koju kutsumine. Ja täitsa, keegi oli minule vastu, siis mina panin vastu ka. Mul on trotsi täis, alati olin valmis võitlema. Ja ma arvan isegi, et kui see pilet ei oleks tulnud, siis me võib-olla ei oleks isegi abiellunud. Meil oli tore vahekord, me olime armunud ja see oli lihtsalt Londonis 60 aastate algul fantastiline. Beatlid, kas te mõned Beatlide kontserdil käisite? Seda lugu ma võiksin tõesti teile rääkida küll Beatlitest, kuigi see tõesti juhtus. Mina olin nüüd teel tagasi Singapurist, bussiga hääletasin ja minu sõbranna tuli mulle vastu Kreekasse ja me hakkasime siis tagasi minema koos ja läksime Pariisi.
ja Pariisis oli meil ka üks sõbranna ja noh, läksime temale külla ja tema oli hästi rase ja just pakkimas ja triikimas riideid, et ta nüüd abielus ühe mingisuguse araablasega Oraanist ja nüüd oli väga õnnelik ja läheb nüüd Oraani ja meie oleme seal, räägime temaga ja äkki keegi kolistab seal trepi peal ja Tiidi ütles, et et see minu vend Francis õpetab siin ühele muusikantidele seda India sitari. Nad tulevad nüüd oma tunnile. Jackie ütles, et et kuule, et meile niisugune muusika nagu nii ei meeldi. Ja selle peale siis ütlesime, et lähme parem taga trepist alla nii kaua, kui nemad tulevad ees trepist üles, sest nad kolistasid oma muusikariistadega seal trepi peal kogu aeg. Ja läksime ära. Ja hiljem saime aru, et need olid Beatles'id. John Lennoni sõbrad. Seda asja ma tõesti kahetsen. Aga muuseas, see lugu oli ka traagiline, ma ei lähe sinna. See vaene daam läkski oma mehe juurde ja leidis, et ta oli naine number 5 umbes ja võttis oma lapse ja läksid, lihtsalt jalutasid merre koos ja oligi lõpp. Singapuri reis oli teie jaoks samuti väga ohtlik isegi. Et see perekond üritas teist vabaneda heaga ja kui see ei õnnestunud, siis kuidagi meelitas veesuuskadele ja üritas siis nagu... Ja seal oli midagi. Ma tänapäevani ei tea, mis seal juhtus. Nemad ütlesid, et see oli õnnetus, kogemata. Aga kuidas on kogemata, kui inimene jätab su veesuuskadega ja läheb minema ja ei tule tagasi? Igatahes oli selge signaal, et esimesest abielust ei tule midagi, kähku vaja jalga lasta. Jah. Ja seda tehes siis sai algus üks teie suuri maailmareise. Jah, mul ei olnud raha. Ma olin uhke. Nad ütlesid, et kui sa siit lahkud, siis sa ei võta midagi kaasa. Ja ma ütlesin, hea küll, ma ei võta midagi kaasa, ma lähen ise. Mu mees andis raha. Ma arvan, et tema ise ka arvas, et seal on midagi minuga tehtud, nii-öelda mitte tema, aga seal keegi tegi seal mingisuguse šohi, sest mina olin küllalt aega vees, et ma oleks võinud ära uppuda. Nii et midagi oli seal. Ja tema andis mulle siis raha, et ma Indiasse saaks. Ja mõtlesin, et Indias mul oli kiirkiri, mul oli inglise keel. Ma võisin ju iga sekretäri olla igal pool. Ja ma olin kuulnud sellest bussist, kui ma elasin Londonis. Mis müstilisest bussist? See buss, mida ma hääletasin. Mingisugune Singapur-London buss? Kui ma elasin Londonis, siis oli me piitnikud ja kõiksugused toredad sõbrad igal pool. Ja elasin Earls Courtis, kus oli väga palju noori ja nende seas oli niisugusi, mõned väga nii-öelda huvitavad tüübid. Ja me rääkisime ja nemad ütlesid, et nemad olid tulnud Colombost bussiga. Seal oli üks buss, mis minevad Indiast Inglismaale Victoria jaama 2 korda aastal. 10 000 kilomeetrit. Ja 15 000 äkki vist. Aga millegi pärast see oli mulle meelde jäänud, see oli niisugune põnevus. Ma kuulsin, et see buss lahkub jaanuaris ja nüüd oli juba veebruar. Ja ma mõtlesin, et hea küll, aga ma vaatan, kas see buss on võib-olla seal veel ja ma lähen, kui mitte sel aastal, siis ma lähen järgmisel aastal. Sest ma ei kartnud. Indias räägiti inglise keelt, ei olnud ju mingi probleem. Ma võisin alati tööd leida. Tore bussigraafik küll, kord aastas, jaanuaris. Ja siis ma läksin siis Madrasesse ja küsisin lennujaamas, et kas te teate, et kus on siin mingisugune buss, mis peaks minema Inglismaale? Jaa, igaüks teadis sellest. Ja siis terve bussitäis siis lennujaamast viisid mind sinna Ashoka hotelli ja kohe esimene asi, mida ma nägin, oli üks punane inglise buss oli kraavis. Kas 2-korruseline?
ei, see oli ühekordne, aga punane, Londoni, mul on seal pildid ka sellest muuseas minu selle peal. Et keegi oli sõitnud ta kraavi, see omanik oli iirlane ja siis, kui ma ilmusin kohale ja mul oli 30 naela, mis ma olin Inglismaal kaasa toonud, et kas ma võin tulla, et siis, kui ma maksan, kui me Londonisse jõuame. Alguses, kui esimene, tule kõne allagi. Omanik Paddy Garrow Fisher oli ta nimi, see on tüüpiline iiri nimi. Ja tema naine olid rajanud selle bussisõidu kunagi 59. aastal või kogu aeg käis edasi-tagasi. Ta ütles, et jah, et hea küll, võta ta peale küll. Aga kui ta ühe mehega siin mingisugune vahekord siin tekib, siis pane ta bussist maha. Ükskõik, kus me oleme. Sõitsime siis Bombaysse, kus siis parandati 2 nädalat seda bussi. Ja mina läksin nii-öelda linna peale, pidin templisse minema magama, ma kuulsin, et templis võetakse inimesi. Ja kui ma hakkasin templisse minema, siis üks naine haaras mu käest kinni ja ütles, et sinna see ei tohi minna, see on ohtlik. Ja viis mind oma koju ja ma elasin 2 nädalat India perekonnas. Ja nad hoolitsesid minu eest ja kõik magasime põrandal, 23 naist oli põrandal ja mehed magasid treppide peal. Ja siis muidugi, kui ma jõudsin selle bussi juurde tagasi, seal on veel üks osa sellest, oli seal ilmunud üks teine buss, ameeriklaste buss. Ja nendel oli muidugi ohujahutaja ja kõik ja meie buss oli nii lagunenud, et uksed olid nööriga kinni ja meie bussis olid austraallased ja igasugused niisugused kahtlased tüübid. Ja kuna 6 tükki meist meil ei olnud pennigi raha, ja üks ostis siis ühe kartuli, teine ostis porgandi, kolmas ostis võib-olla sibula ja siis me tegime koos suppi, seal oli 6 tükki meist, üks Kanada preester, üks Šoti scoutmaster oma kilti seelikus, mis tal on. Ja siis oli seal üks noormees, kes mängis kitarre, kes tahtis minna Šveitsi oma armukese juurde ja tal ei olnud muud raha, tema tuli ka Austraaliast. Ja siis oli 2 rahukorpuse tüdrukut, kellega mina siis sõprustasin, nii et seal 6 tükki, siis igaüks pani oma penni ja me saime magada katusel kuskil. Ma ei kartnud. Kauas aega võttis siis kogu see? Umbes, ma hakkasin peale veebruaris ja ma jõudsin juulis Londonisse tagasi. Ja seal bussireisil, seal Ameerika bussis te leidsid oma järgmise abikaasa? Ja. Mindi teed jooma ja rääkisime oma vahel. Aga siis, kui me jõudsime Afganistani kõrbetesse, siis muidugi oli väga romantiline, jumal küll see ühel ööl, ma mäletan, ma lamasin liivaluitel ja vaatasin, kuidas taevatähed tulid üle ja kukkusid üle maakera ääre sealt. Kõrb oli muidugi pime, oli täis tulukesi ja see nägi välja nagu kõik need taevatähed olid kukkunud nüüd liiva peale ja põlesid edasi. Aga mis need tulukesed olid need kaamelikaravanid, mis tulid öösel. Seal oli üks suur torn ja tuli oli torni otsas ja siis need kaamelikaravanid tulid ööseks sinna ja igaühel oli oma must telk muidugi. Ja kuna oli pime, ma telke ei näinud, ma muud ei näinud, kui ainult nende väiksed ahjukesed, kus nad oma toitu keetsid. Nii et need tuled nägid välja nagu langenud tähed ja see oli üks väga romantiline moment ja ma siis oma tulevasega nii-öelda rääkisime vahel, aga me ei julgenud rohkem teha, kui ainult rääkida, sest seal oli see oht, et kui ma hakkan kellegiga seal kurameerima, siis mind pannakse maha. Aga ma olin isegi nii viisakas ja korralik, et kui ma jäin väga haigeks, siis ameeriklased hääletasid mind bussist maha.
mul oli dengue fever, see on üks väga haigus ja ameeriklased ütlesid, et ta ei tohi edasi meiega tulla. Bussijuht ütles, et mine Teherani, siis seesama Don Gottschalk tuli siis ja andis mulle $20, ja bussijuht ütles, et sa olid üks tubli tüdruk, sa ei ole midagi kellegi pahandust teinud, et kui sa tuled Teheranis, ma võtan su uuesti peale. Ja ma sain terveks ja ma tulin uuesti bussi peale Teheranis. Don F. Gottschalk oli see härra. Ja mina ei teadnud midagi muud kui Don Ameerikast. Ja midagi, mis ma tegin Ameerikast, oli Philadelphia cheese. Ja ma kuulsin, et ta oli Philadelphiast.